Tere õhtust, lugupeetud volikogu liikmed, linnavalitsuse liikmed, külalised. Kell on jõudnud sinnamaani, et on meeldiv võimalus avada Viljandi linnavolikogu 13. koosseisu 36. istung. Puudumisest on teatanud Tiit Kalmet, Tarmo Loodus, Monika Kusmina, Ülle Lumi. Praegu ei näe saalis Gert Helmast, istub Ando Kivibergi koha peal, aga puudub Ando Kiviberg, Mart ei ole. Malle Vahtra, Mart Salumäe. Aitäh. Jaak Pihlak oli olemas, juba komisjoni esimees tuleb. Ja nagu ikka on meil selline meeldiv võimalus kõik üheskoos õnnitleda tänast sünnipäevalast ja selles mõttes on see õnnitlemine natukene eriline, et tavaliselt õnnitleme võib-olla kuu lõpus sünnipäevalast, kellel on kuu aega tagasi juba sünnipäev möödas, aga täna on ikkagi meeldiv võimalus õnnitleda homset sünnipäevalast. Meie töökord ette volikogu infotunni ja infotunnile on tulnud Viljandi maakonna pensionäride ühenduse ja Viljandi pensionäride liidu esindajad proua Aino Jagor ja Meeta Raabe. Ja nüüd on teil see meeldiv võimalus esitada meile küsimus. Palun. Kuna me tegutseme seal Lääne-Kahes ja samuti mina liidu esindaja, tegutsen ka Leola 10 siis ja vanuritega eakatega on palju kokkupuuteid, siis tuntakse huvi hooldekodu ehituse käigu kohta. Ja linnas käivad igasugused jutud, küll ehitatakse Männimäele, küll tahetakse haiglasse, küll Ojateele, ja siis oleme meie need lollid, kes ei oska vastata küsimustele ja küsimusi targemaks. Et kuhu see tuleb ja kui kaugel see asi on? Aitäh. Küsimust on arutanud Sotsiaal- ja Tarbijakaitsekomisjon. Kas Gert, sina räägid komisjoni seisukoha? Sotsiaal- ja Tarbijakaitsekomisjon arutas seda teemat ka pikalt ja resümeeks võiksin öelda nii palju, et me otsustasime, et me arutame seda asja edasi ja sellega tegeleme väga pingsalt. Et siin on mitmesuguseid erinevaid variante, et võib-olla Kalle räägib täpsemini, et millised on need valikud, mille ees me oleme. Aga me tegeleme sellega tõsiselt. Kas ka tervishoiukomisjoni esindaja on praegu siin, kes arutelul osales? Minu käes on protokoll, ma loen siis siit ette. Peale erinevate seisukohtade ärakuulamist otsustati, aga Merike Siht ütleb seda ise kohe, kui kohale jõuab. Tere! Mida te peale arutamist otsustasite seoses hooldekodu küsimusega? Küsimus oli selles, et palun, Merike. Tähendab, hooldekodu küsimus, siin meil pensionäride ühenduse ja pensionäride liidu esindaja küsis, et mida me plaanime teha, kaugel me selle asjaga oleme ja neil ei ole informatsiooni, et mida siis oma liidus rääkida. Komisjon võttis sellise seisukoha, et teemaga edasi tegeleda, korraldada ümarlaud eakate organisatsioonidele, kuulata ära ka, mida räägivad siis need ärimehed, kes tulevad hooldekodu, soovivad hooldekodu ehitada ja siis alles
otsustada, mis edasi. Aitäh, kindlasti tahab härra linnapea. Jah, võib-olla veidi täiendaks, kuna linnavalitsus ja ka linnapea on otseselt tegelenud volikogu liikmed ja komisjonide esimehed tõepoolest ei ole niivõrd kursis. Et selle küsimuse peale, kuidas täpselt vastata, ma ütleks niimoodi, et midagi ei ole siin kord siia, kord sinna, kord tänna. Ei ole muutunud. Aasta tagasi võttis volikogu vastu otsuse, sinnani ei olnud üldse midagi konkreetset lisaks sellele teadmisele, et linna on vaja hoolekandeasutust, nimetame teda siis hooldekoduks või pensionäriks. Ja seoses sellega on meil siis see võimalus järgmisel aastal taotleda Euroopa vahenditest nõndanimetatud koitkavast raha selle ehituseks. Vahepeal on ainult muutunud 2 aspektist oluliselt asjad. Et minule teadaolevalt esmakordselt on väga konkreetne pakkumine tekkinud erainvestoritelt, kes on linnaga alustanud läbirääkimisi selgitamaks, kui suured vajadused ja millised vajadused on linnal, et nad investeeriksid kesklinna, nad on ostnud kinnistu ja koostavad eskiisprojekti, et tulla juba järgmisel nädalal meil kokku lepitud uuesti läbi rääkima, missugune see pensionär välja näeks ja muidugi, mis kõige tähtsam, mis on see eeldatav hind. Oleme sellega kogu aeg arvestanud, et kui me oma otsuseid peaksime seni tehtud otsuseid muutma, siis igal juhul peab see sündima hiljemalt kas siis novembri või detsembrikuus ja kindlasti tuleb see küsimus arutusele volikogus. Teiseks on muutunud ka nii palju, et maakonna tasandil on päris aktiivselt maakonna arsti eestvõttel tegutsenud komisjon, kes siis hõlmab tänaste hoolekandeasutuste juhte, mis üldse maakonnas, mitte ainult Viljandi linnas. Ja ka linna esindajaid, kes on töötanud välja terviklikku sellist arengukava, et vaadelda kogu probleemi maakonnas tervikuna. Viljandi maakond suhteliselt siiski väike selleks, et mitte iga omavalitsus siis omaette teeks ja võib-olla lõpuks oleme olukorras, et kus investeeritakse ja ehitatakse liiga palju, siis juba teise äärmuseks. Et neid asju kooskõlad ja selline asjalik arengukava teha ja sellega nüüd ka tublisti tööd tehtud. Et nüüd see nii nagu küsimus oli, et kord haiglasse, ma ütleks siis tänases tarkuses, et kindlasti oleme me või vähemalt linnavalitsusi ja ka mina nii palju targemad, et me ei mõista hooldekodu enam abstraktses tähenduses, et hooldekodu on üks suur selline asutus, kus on siis väga erivajadustega eakad inimesed. Et täna on tõesti selline seisukoht, et haigla arendab ühte osa sellest, see on siis raskemas seisus olevatele eakatele meditsiinilise näidustusega, ütleme siis nii, et lamajad haiged, kus on haiglas kõige paremad tingimused. Siis kindlasti on veel üks osa dementsed eakad, millega ka haigla näidanud valmisolekut, küll pensionäri valmis tegeleda ja võib-olla jääb siis üle, see kindlasti on üks osa neid, kes on siis alkoholiga kimpus, kellel on probleem, kes vajavad erikohtlemist ja siis on kindlasti pensionäri osa. Ja pensionäri osas on tõesti praegu siis see küsimus, et kes, kuidas ja kuhu Viljandi linna selle ehitab, näen täna 2 reaalset võimalust. Üks on siis seesama linna poolt ehitatav, praegu on see ehitamispaik Männimäe või Järveotsa elurajoon, kus detailplaneeringuga on see ette nähtud see koht. Ja teine võimalus oleks selline selge alternatiiv, oleks siis kesklinna ja erainvestorite poolt. Tegelikult on veel väikese pensionaadi reaalne võimalus, just täna käisime siin mõlema abilinnapeaga vaatamas, mis jäi vabaks on Viiratsi lastekodu hoone, mis on muidu väga kena hoone, väga heas korras ja muidugi imeilusad vaatega kogu Viljandi linnale seal teisel pool nõma peal, mis jääb ilmselt praegu kasutuseta ja tõepoolest on ka selline võimalus ja et väiksem pensionaat sinna rajada, kas siis koos Viljatsi vallaga või üldsevate valdadega. Aga kindlasti lähinädalatel selle kohta püüame juba teha konkreetsemaid otsuseid ja kindlasti informatsiooni ja mina hea meelega tuleks
tuleks ka pensionäride ühenduse kui liidu juhatustega kohtuma ja nendest asjadest võib-olla veel lähemalt ja täpsemalt rääkida. Ja hoida ka kursis kogu aeg asjadega, nii nagu need asjad toimuvad. Aitäh, härra linnapea. Kas tohiks küsida nüüd küsija käest, et kas te saite informatsiooni või jäi midagi veel, mida tahaksite üle küsida, et meil küll reglement näeb ühe küsimuse ette, aga see on nii oluline teema, et kui jäi midagi ebaselgeks, et siis räägime edasi. Kuna asi on üldse ebaselge ka volikogus, kes ma ei oska pealt selgust saada. Aga millal me võime siis linnapea poole pöörduda, et juba selgus midagi on, kutsuda siis oma juhatuse koosolekut? Räägime siis eraldi võib-olla, et kas või pärast lepime kokku, kas või järgmisel nädalal. Ja teine küsimus oleks teil, kui on erafirmade asi ja kesklinnast on jutt, kas on juba konkreetselt paika pandud siis kus kohal? No nemad avavad seda kinnistut, mis on kohe selle bowlingu nagu Reinu tee ja Hariduse tänava nurgas, õieti seal on mitu kinnistut kogu see ala, kus oli toomtekstiil, ütleme ilmselt rahvasuu teab seda, kas see vana nahavabrik või kuidas selle kohta öeldakse. Ja sellega me loeme infotunni lõppenuks. Reglement ei näe ette, aga kuna ma juba tegin mööndus, et see on väga oluline küsimus, siis teeme ühe täpsustava küsimuse. Et siin nüüd sellesama teema arendamisel tekib ju ka see probleem, et meil on arengukavas ja üldplaneeringus ja detailplaneeringutes teatud sotsiaalasutuste jaoks kohad ette nähtud, et kas me peaksime siis ka need dokumendid üle vaatama ja asjad omavahel klappima viima? Kas tahab linnapea vastata? Otsustame sisuliselt asi ära ja detailplaneering on nüüd kõige lihtsam asi ja arengukavas põhimõtteliselt ju ka ei muutu, nagu kui me räägime siiski selle hooldekodu või pensionaadi vajadusest. Praegu on küsimuses ikkagi eelkõige ka, kes selle ehitab. Aga miks mitte? Enne võiks ikkagi sisulise lahenduse ära otsustada ja siis viia ka siis need dokumendid vastavalt. Paraku arengukava ja kõik teised arengudokumendid on sellised dokumendid, mis on ajas muutuvad ja isegi seadusandja on ette näinud, et vähemalt kord aastas tuleb arengukava muuta. Nii, aitäh! Läbi vaadata, õige. Läheme päevakorra juurde. Täna toimus eesseisus arutas päevakorra projekte, kuulas komisjonide fraktsioonide linnavalitsuse seisukohti, need, kes kohal olid, ja otsustas lisada päevakorra projekti järgmised eelnõud. Need on ka laual: kinnistu võõrandamine eelnõu 401, kinnistu võõrandamine eelnõu 402 ja Viljandi linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi noorte volikogu koosseisu kinnitamine. Sellisel kujul esitab eesseisus siis päevakorra projekti kinnitamiseks. Kas on päevakorra osas avaldusi, ettepanekuid? Kirjalikult ei ole laekunud praegusel hetkel. Ei ole. Kas võib siis panna päevakorra kinnitamisele? Kes on päevakorra kinnitamise poolt? Jah, palun. Aitäh. Kes on sellisel kujul esitatud päevakorra kinnitamise poolt, palun anda käega märku. – 22, aitäh. Kes vastu? Erapooletuid ei ole. 22 häälega päevakord kinnitatud ja asume selle alusel tööle. Esimene päevakorrapunkt
on linnavolikogu 29. veebruari 2008 aasta määruse number 74 Viljandi linna 2008 aasta eelarve kinnitamine muutmine, ettekanne härra linnapea Kalle Jens, palun. Lugupeetud volikogu, ma pikalt teile aega ei raiskaks sellega, selle seletuskirjale mul ei olegi suurt midagi lisada. Sisse on viidud aasta jooksul siis põhiliselt aset leidnud sihtotstarbelised eraldised, mis on siis viidud nii tuludesse kui kuludesse. Ühtegi täiendavat kulu otseselt ei ole sisse võetud, kui siis võib-olla vääriks märkimist majandusinvesteeringute alt 397 000, projekteerimise alt on viidud haridusinvesteeringute alla ja see on siis Midlimaa lasteaia ventilatsiooni väljaehitamiseks, et kuivõrd see 4 miljonit, mis oli meil Midlimaa lasteaia eelarves peale riigihanke tegemist, saime soodsama hinna, siis oli ettepanek Linnamajandusametilt ja ka lasteaia juhtkonnalt, et ikkagi oleks otstarbekas ka ventilatsioon korraga lahendada, siis samas see lahendus läks jälle kallimaks kui 4 miljonit, aga oleme siis nagu saanud selle ventilatsiooni ka. Ja kuna meil nagu investeeringute all neid vahendeid oli näha, et meil on neid varuga, et siis selline muudatus, aga muus osas ma rohkem midagi ei lisaks, nii et teeks siis ettepaneku teisele lugemusele, võib-olla informatsioonile teiseks lugemiseks rohkem, nagu praegu küll ei ole plaanis, aga me jõudnud veel sisse viia just sel esmaspäeval. Linnavalitsus arutas Pärimusmuusikakeskuse ettepanekut või ütleme sisuliselt siis palvet, et meie vahelise lepingu kohaselt peaks Pärimusmuusikakeskus sel aastal veel 1,8 miljonit linnale kandma siis nende üldehitustööde eest, aga palve on, et pikendada seda tähtaega, mis tähendab viia siis sel juhul see summa järgmise aasta eelarvesse kuni märtsi lõpuni, kuna neil praegu nüüd CAS-i lisaprojektiga tegelemine alles käib, need hanked toimuvad ja kui need reaalsed finantsid, mis EAS neil on eraldanud, laekuvad, et siis lihtsalt rahaliselt oleks neil väga raske seda kohustust täita. Ja siis teiseks lugemiseks, ja see jõuab ka komisjonidesse, see ettepanek, aga lihtsalt siis juba praegu teadmiseks, et linnavalitsus põhimõtteliselt nõustus sellega, nii et meie selle muudatusega. Nii, aitäh! Aitäh! Kaasettekanne juhtivkomisjonilt Jaak Piilak, palun. Eelarve ja arengukomisjon arutas eelnõud ja toetas selle teisele lugemisele saatmist. Aitäh! Kas on küsimusi ettekandjatele? Minul selline küsimus, millise ettepaneku teeb linnavalitsus teise lugemise ajaks ja parandusettepanekute ajaks? Kuidas me jõuame 10. Kui volikogu nõustub, võiks 10 või 17, oota volikogu. No teeksime ikkagi 10. Kui te nõustute, nüüd rohkem aega neid menetleda. Nii, ja siis teine lugemine on novembri volikogus. Kas keegi soovib sõna selles päevakorrapunktis? Ei soovi. Ilmselt siis ei ole ka põhjust lõppsõnaks. Kas ollakse sellega nõus, et teine lugemine novembrikuu korralisel volikogul ja parandusettepanekud 10. novembriks? Kas keegi soovib ka selle hääletamist? Ei soovi. Aitäh, suunatud teisele lugemisele. Järgmine päevakorrapunkt on siis linnakvartal 141 eskiislahendus ja ettekanne linnapea härra Kalle Jens. Kohe ma Nii, lugupeetud volikogu. Linnavalitsus, arvestades selle kvartali olulisust ja tähtsust selle arengu osas kogu linnale, selle küsimuse tuua volikokku pärast seda, kui me oleme päris pikka aega ja korduvalt arutanud, siis
kogu selle kvartali põhimõttelise lahenduse detailplaneeringu üle. Ja jah, kohe loeb arvuti välja, tuleks siis üks nendest variantidest teie ette. Ja volikogult me ootaksime, ma ütlen kohe ette ära, et me ei oota täna mingisugust otsust, sest see ei ole selline küsimus, mida saaks niimoodi väga kiiresti lahendada. Me oleme ise seda ära tunnetanud, et see vajab korduvat süvenemist, aga võib-olla selliste lühidalt, kuhu meie oleme jõudnud. Meie üldplaneeringusse on nagu selles osas, kui me räägime turuplatsist, kirjeldatud, et see võiks olla multifunktsionaalne või polüfunktsionaalne väljak ja see esialgne ideed, mis sai arhitektile andnud ja kui nad käisid esialgsete eskiisidega, oligi see, et me nagu tahaksime saada kõik, et väga ilusat väljakut, kui me räägime nagu kuidas on? Nojah, et ma ei tea, kuivõrd arusaadav see on, et siinpool on siis selle Turu tänav, see on Jakobsoni tänav ja me tõepoolest siis esimene variant, mida me hakkasime arutama, on praegu nagu teie ees, mis näeks siis võib-olla sellise polüfunktsionaalse ala, kus on küllalt suured jalakäijate, nüüd need, mis on punase kirjuga tähistatud, need on kõik jalakäijate alad või jalakäijate siis teed ja need kriipsud muu osa on siis nagu autodele mõeldud parklad ja helerohelised on siis uued hoonestusalad. See näeks ette siis nii Turu tänava poole, sest seal algul ka selline arhitektide poole pakkumine, et kui väljakut tervikuna nähed, peaks olema ikkagi mõlemal pool hoonestus, nii et on ühel pool Turu tänava pool on hoonestus ja Jakobsoni tänava pool. Ja taga siis nõndanimetatud, me kõik teame seda õunaaia osa, kus täna on siis õunapuud ja muru, seal kõige lõpus on ka siis üks võimalik hoone. Ja pikalt arutledes ja ikkagi mõeldes selle üle, et me leidsime, et ongi sellist põhimõttelist otsustust, kas me vajame veel siis ühte sellist tõepoolest sellist väljakut, kus oleks ka kena istuda, jalutada või vajame me rohkem rõhuasetust parkimisele, ühele kenale ja välja ehitatud korrastatud parklale. Sest praegu sellel puhul on nende kahe põhiparkla autokohtade arv 165 kohta. Ja tegelikult nagu praegu sellise stihilise parkimise juures on kokku loetud Aerofotolt kusagil kuni 270 kohta. Ja meie oleme küll jõudnud nagu lõpuks sellise arvamisele, et vaadates siis ümberringi, et need uued hooned, me näeme ka, et need võiksid ju sel juhul olla ärihooned, välja arvatud võib-olla see kõige lõpus, see lõuna lõpus, mis võiks olla mingi avalik hoone ja kuuluda linnale. Et tegemist on ka VTÜ näol, on ainult ju ärihooned ja äritegevus ja kui mõelda, mis meil linnas on, varsti hakkame avama Arkaadiaeda, ma ei tea, Valuäär, Järveäär, et tegelikult järjest rohkem on autosid linnas, et suurem rõhuasetus peaks olema parkla kohtadel. Ja samaaegselt, kui sai nüüd nagu juba saadetud välja ja toodud siis nagu volikokku, see eskiis siis arhitektid alustasid ka selle alternatiivse projektiga, see on täna küll suhteliselt toores ja siin ei ole veel nüüd, ütleme, neid jalakäijate alasid täpselt, aga nüüd, kui te näete, et nüüd on hooned on oranžid, et võib-olla orientiiriks see väike ruudukene seal, see on siis olemasolev turukontor, ehk täna on Aletoni firma toimetab siis selles majas ja et selle järgi võib-olla tekib selline pilt, nii et praegu siis see parkimine on tõepoolest see osa, kus on nüüd jäänud ainult parklaks, et mõlemalt poolt on siis Turu tänava poolt oleks hoonestus. Ka linnamajanduskomisjon arutas ja leidsid ka sealtpoolt siiski see hoonestus võiks ka tulevikus jääda ära, et siin ei tekiks. Nüüd siin variandi puhul on ka Jakobsoni tänava poolt oluliselt siis vähenenud hoonestus on ju poole väiksem ja poole lühem hoone ja siis parklaosa tekib veel teisele poole, et see on nüüd selline esialgne variant. Ja siin on muidugi teine küsimus, et selge on see, et linnarahvas ootab ja me kogu aeg paralleelselt oleme mõelnud ka sellele, et nii rahaliselt kui
kui ka muudel põhjustel loomulikult me ei jõua kogu ala kiiresti teha korda, aga linnarahvas ootab kindlasti praeguse Turuplatsi renoveerimist, mis on ju ka mitmeid aastaid selline, nii nagu ta on, auklik, porine. Et ka paralleelselt seda, et kuidas oleks ikkagi võimalik see esimene osa teha korda, et see variant muidugi võimaldaks ka väga hästi selle põhilise osa Turuplatsist järgmisel suvel remontida. Siin on ka olnud arvamusi, algusarhiteegid arvasid, et jalakäijate osa võiks olla kõnniteekivi, võiks olla parkimisosa munakivi, linnavalitsus jõudis arusaamisele, ka see on arutluse koht. Munakivi on kõige kallim, teiseks ka ilmselt kõige ebapraktilisem, et võib-olla oleks siis see sõiduosa ja parklaosa ikkagi asfalt ja muidugi need kõnniteealad, et need oleks siis betoonkivist. Ja siin on võimalusi veel, kui te näete, ülevalpool on parklat ja sellist põhimõttelise võib-olla otsustuse koht, et siin need uued hooned, mis tekivad, need võiks eraettevõtjale võõrandada, võib-olla võõrandada need näiteks selle teise parklaga koos kohustusega, kui me seaksime hoonestusõiguse ehitada välja ka parkla, sest praegu on teatud mõttes kurioosne olukord ka täna, et sisuliselt linn haldab ja hakkab välja ehitama ikkagi äriettevõtetele parklat, sest me oleme VTÜ-ga läbi rääkinud, päris selgelt ei ole aru saanud, me oleme nendega arutlenud, mis nende plaanid on. Et detailplaneeringu järgi siin on näha, et turu enda praeguse kehtiva detailplaneeringu järgi, mis on otseselt VTÜ kinnistule, on seal 27 parkimiskohta ette nähtud, tegelikkuses neid ei ole, müüakse neid riideid seal. Ja ootame muidugi ka VTÜ juhtidelt selgemat seisukohta, nad siin ka nüüd arutlema ja mõtlema. Nemad isegi arutlevad selle üle, et veel ühte hoonet nüüd oma kinnistule ehitada, siis risti vastu, et umbes siia tekiks veel üks ärihoone, see on ka ainult arutluse koht. Aga praegu siiski toimub ju linnaparklas kogu ja ka see kõrval asuvate ärihoonete parkimine. See oleks selline esialgne informatsioon ja eelarve arenduskomisjon jõudis natukene arutada, linnamajanduskomisjon päris põhjalikult arutas, et kindlasti me seda varianti, aga meile täna linnavalitsuse liikmetele tunduks, et tahaks nüüd põhjalikult selle variandiga minna edasi, et ikkagi see parkimiskohad oleks selline kõige olulisem näitaja, et need ei väheneks sellele. Nii. Aitäh. Küsimus. Loit Kivistik, linnamajanduskomisjon. Samuti oli meil kõige suuremaks peavaluks see, et parkimiskohtade arv on vähenenud vähemalt kolmandiku võrra või rohkemgi veel ja seeläbi me leidsime samuti, et see Turutänavate planeeritav hoone ei ole seal mitte kõige esmatähtsam ja lõppõiks jõudsime sarnasele lahendusele, nagu praegu seal ekraanilgi meil on, et ehk oleks mõistlik lahendada parkimine tänase Turuplatsi osas kiiresti järgmise aastaga ära ja siis selle õunaaia territooriumiga tegeleda siis tulevikus edasi, et leidmaks optimaalseid lahendusi. Ehk on tõesti mõistlik see tänase Turuplatsi osa järgmine aasta parklana korda teha ja siis saame esmase vajaduse lahendatud. Et see jäi täna kõlama, aga loomulikult võiks teemat edasi arendada ja järgmisele lugemisele me ka saatsime. Jah, Piisat, palun, eelarvekomisjon. Jah, eelarve arengukomisjon arutas välja seda küsimust ja põhimõtteliselt oli meil ka sama mõte, et me võiksime ikkagi orienteeruda järgmise aasta peale ja selle praeguse siis parklaala korda tegemise peale. Ja võib-olla täpsustusena siia juurde, et mõte oli selline, et see munakivisillutis kindlasti tuleks üles võtta, ladustada ja säilitada vanalinna jaoks, sest kindlasti vanalinna tänavate tegemiseks on munakive vaja. Seal võiks olla siis tõesti sadeveed välja ehitatud ja siis ka korralik parkla tehtud. Et see oleks siis järgmise aasta ülesanne, aga mis õunaaeda puudutab, et see on pikem perspektiiv. Nii, aitäh ettekandjatele. Küsimused ettekandjatele, palun.
Viktor Naanuri, palun. Kas linnavalitsus on kaalunud ka varianti, et selle pildi puhul, mis praegu seinal on, see rajatav parkla teha tasuliseks? Otseselt nagu nii kaugele me ole jõudnud, kas teha tasuliseks, ma arvan, et see on kindlasti üks variantidest, aga kindlasti üks variant, ma arvan, oleks küll, kui me selle renoveerime, et teha ta vähemalt sama 2-tunniseks. Et teha ta kellaga parkimiseks, et praegu on fakt see, et väga palju nii turumüüjad, töötajad, lihtsalt autosid pannakse see täis ja külastajatele jääb see, et väga vähe ruumi. Aitäh. Kas on veel küsimusi ettekandjatele? Järgneb ka sõnavõttude voor, mille käigus saab teha ettepanekuid. Ma ei näe küsimusi. Avame sõnavõtud. Palun, kes soovib sõna? Palun, Mart Sõlumäe. Selle ala korda tegemine on sama pikk ja habemega lugu nagu Arkadia aiaga. Et kunagi ükskord peab asi nii kaugele sinna jõudma. Aga muidugi, kui nüüd arvestada seda, et see on sisuliselt linnale kuuluv parkimisala eraettevõtete klientide jaoks, siis loomulikult ta peaks olema tasuline, aga loomulikult tuleks siis ka põhjalikumalt üle vaadata näiteks terve selle piirkonna parkimise süsteemi üleüldse. Sest praegu on ju täiesti tavaline asi see, et laupäeva hommikuti näiteks spordihoone juurest Kaalu tänava parklast on võimatu matuse rongkäigul läbi mahtuda, sellepärast et turulised pargivad selle parkla umbe. Ja täpselt samamoodi see Kaalu tänav ja ümbruses olevad tänavad pargitakse täis, et tõenäoliselt siit edasi tuleks arendada seda parkimise teemat üldse Viljandis põhjalikumalt ja kus vähegi võimalik ka parkimine vähemalt joontega ära märkida, et pargitakse seal, kus on auto jaoks koht, mitte otsapidi kuskil puruplatsil või värava autos. Aitäh. Kes soovib veel sõna? Sest ma võtsin korraga otsuse ette, siin on otsustav punkt on, et kiita heaks eskiislahenduse kavand lisatud ja linnavalitsusel võtta eelpool nimetatud kavand menetlemisel aluseks. Et küsin vahepeal peaettekandja käest, et kuidas on praegu nüüd linnavalitsus plaaninud, et kas seda järgmist lugemist, millal seda teha, et milline on nagu teie nägemus sellest ajalisest protsessist praegu? Paluks ikkagi praegu planeeriksin järgmisele volikogule, et kui me ei oska täpselt arhitektidest, kindlasti see on toores variant, et siis kui ei ole veel asi otsustamiseks küps, ei tee kindlasti paha kasvu seda arutada, viia kas kolmandale lugemisele edasi, kui ei ole me valmis, et meil pole piisavalt materjal järgmine volikogu otsustada. Aga kindlasti, et hoida, meie mõte oligi see, et ta läheks ka võib-olla linna avalikkusele, tõesti, et siin kuulata ära, siin võib-olla tuleb väga huvitavaid ettepanekuid ja arvamusi. Põhimõtteliselt linnavalitsuse ettepanek on lugeda seda juba järgmisel korralisel volikogu istungil. Nii, millised on veel arvamused, sõnavõttu soovid? Jah, palun. Ma paluks selles suhtes just mõelda, et kiire asi on tõesti selle parkla korda tegemine, aga et parklat korda teha tuleb minna kõige esimese tööna maa alla. Ja kui maa-alused asjad paika saavad, siis need määravad ära ka ikkagi pikkadeks, või tegelikult määravad ära selle unestuse struktuuri järgnevaks pikaks ajaepohiks. Nii et paluks tõesti mõelda ja öelda seda arvamust, kus ka kaugemas tulevikus võiks olla unestusalad. Selle detaili me peame niiviisi tegema ja et selle park korda saaks, tuleb panna paika sadevetrassid. Ja see sõltub palju, missugune unestusala võib tulla aasta pärast, 5 aasta pärast, 10 aasta pärast. Aitäh. Nüüd sõnavõtu soove ma ei näe rohkem. Kas
nüüd järgmiseks lugemiseks on oluline, et parandusettepanekud või täiendusettepanekud oleksid ka 10. kuupäevaks või selle eelnõu puhul piisaks ka, kui see laekuks 17. Ma just mõtlesin ka, et teeksime 17, et see aeg oleks pikem, et muidu. Nii, ettepanek on eelnõu numbriga 399 suunata järgmisele lugemisele, järgmisele korralisele volikogu istungile ja parandusettepanekute esitamise aeg 17. november. Kas keegi soovib hääletamist? Loeme järgmisel volikogu istungil. Eelnõu number 392, Väike tänav 9-10, korteriomandi võõrandamine. Rein Triisa, palun. Lugupeetud volinikud, Viljandi linnale kuulub üks korter, Väike tänav 9-10, see on 3. korrust ei saa öelda, see on katusealune pind 25,9 ruutmeetrit. Mehitati ta aastal 2002 5-aastase üürilepinguga. Probleemid selle üürnikuga ja maja ülejäänud elanikega algasid 2004. Ei ole vist ühtegi kvartalit, kui mitte sagedamini, kui on kas Linnamajandusamet või siis ka elamu esindajad käinud neid asju seal proovimas klaarida. Miks võib-olla tekib küsimus, et kui 5 aastat hakkas täis saama, ei hakatud lõpetama, oli see, et see mees, kellele Palabin oli ta nimi, elas, kuidas öelda siis, koos ühe naisterahvaga, kellel oli laps ja kelle isa ta ei olnud. Ja seoses sellega me üritasime mitte teda nii kiirelt lõpetada. Ja 2007 tehti tähtajaline leping kuni 9. oktoobrini käesoleval aastal. Lõpuks oli pilt selline, et see naisterahvas koos lapsega kolis ära. See mees ise on eeluurimisega kinni peetud. Olid komisjonis ka küsimused, millele ma oskan niiviisi vastata, et tähtajaline leping oli kuni 9. oktoobrini. 8. augustil teatati veel kord kirjalikult selle tähtajalise üürilepingu lõpetamisest. 8. oktoobril on võtmed üle antud ja korter, mis nad ise sinna või pani, boiler on sealt lubatud ära viia. Ja teine küsimus oli, et kui linn võõrandab, mis siis saab ebaseaduslikult ehitatud osaga. See ebaseaduslikult ehitatud osa on 5 ruutu. Selle mahavõtmist oli nõutud tema kui kodaniku käest või üürniku käest mitmed korrad. Lõpuks võttis ukse ära, millega ei olnud siis majarahvas rahul. Oli sellega, et esiteks juurdeehitus sinna ööningule, igasuguse koli tassimine, siis sellised sõbrad, mis põhiliselt käisid ööseti, kuhu tihti kutsuti ka politsei välja, millega seal tegelikult ei ole mina pädev ütlema, sest sellega tegelevad juurdlusorganid. Aga võõrandatakse, kui selleks antakse vastavad õigused, siis reaalosana, see on 25,9 ruutmeetrit, nii nagu on kinnistusraamatus ta olemas. Ja sõltuvalt siis sellest, on see maja, kes ta võib-olla ostab või on keegi teine, siis see peab viima ta sellises seisu, kas siis leitakse kokkulepe või tuleb ta lammutada. Ja selle maja kohta oskan ma öelda veel nii palju, et planeeritakse selle maja korrastamist, seal katusevahetust ja väliskorrastamist, väga vana puumaja.
Ja nii palju võib-olla veel informatsiooniks, et küsiti, mis siis saab, kui see inimene tagasi tuleb, eks siis temaga tuleb muidugi tegeleda. Millal ta tagasi tuleb, seda ei oska keegi ette planeerida. Ja situatsioonist võib-olla linnas veel siis nii palju, ega meil väga lihtne neid asju lahendada ei ole, aga sellel aastal oleme 2 sellist ebakõlbulikku elamispinda müünud, me oleme saanud 306 000, ma ei arvesta nüüd seda, mille kohta oli üks enampakkumine ära, mis on praegu menetlusega pooleli, aga samal ajal siis selle meetodi, mis siis volikogu vastu võttis, et kompensatsioonimeetod 10 000 krooni, kui inimene, kes on sundüürnik, leiab omale ise lahendi, siis seda on sellel aastal kasutanud 13 inimest, nii et sisuliselt teenitud müükidest nende halbade elamispindade osas 300 130 on siis sellise kompensatsioonimeetodiga ka nagu situatsiooni parandamiseks kulunud. Ja linnavalitsuse ettepanek on lubada pind võrandada, aitäh. Väga põhjaliku ettekande ja koos taustainformatsiooniga kaasettekanne on eelarve arengukomisjonil, palun. Jah, eelarve arengukomisjon arvates ka seda ja kuna meil ei olnud piisavat infot, et kuidas selle üürilepinguga on ja inimese pärast siis tagasituleku ja õiguste ja kõige muuga, siis jäi meil see asi nagu lahtiseks, aga nüüd me oleme saanud tõenäoliselt piisavad vastused ja kui keegi minu komisjoni liikmetest tahab küsida, siis ta seda kindlasti saab teha. Aitäh. Ja küsimused ettekandjatele, palun. Kas on küsimusi? Ei näe küsimusi. Kas on lõppsõna soovi ettekandjal? Aitäh. Küsin siis jätkuvalt nii, kuna see ei ole selline ainupädevuse küsimus KOKS-i järgi, kas keegi soovib selle eelnõu hääletamist? Soovi eelnõu 392 vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt, kinnistute võõrandamine aadressiga Kanepi tänav, 4 kinnistut, eelnõu number 398, palun Rein Triisal. Lugupeetud volinikud. Detailplaneering, mis siis Kanepi tänav 19, number 19 krundile või kinnistule algatati, leidis kinnistuse 2006. aastal. Selle linn sai ta sotsiaalmaana. Protsessid on nii kaua läinud, et nüüd on ta kinnitatud elamumaaks, kuid selle detailplaneeringu väljakuulutamise alustamise juures oli selline situatsioon, et Kanepi tänava ääres elavate inimeste poolt, kelle aiad siis lõppesid selle tühermaaga, Viljandi linnavalitsus sai esialgu 5 avaldust, kes siis taotlesid oma 600 ruutmeetrisele krundile 200 ruutmeetrise pinna lisamist. Lõpuks läbirääkimistega, mida linnavalitsus siis nendega pidas, sest oli vajalik nendega kirjalik nõusolek, et kui detailplaneeringuga see asi lahendatakse ja kinnitatakse, et nad siis oma otsuse juurde jäävad. Selle protsessi käigus 1 majaomanik loobus, 4 jäid paigale oma taotlustega. Sel ajal arvati, et maa hinnaks võiks kujuneda seal 300 krooni ruutmeeter, kuid läbirääkimiste juures ka jõuti sellisele seisukohale, et lõplik hind kujuneb keskmisest hinnast, millega siis nüüdse Ristiku tänava krundid, mis siis on elamukruntideks kinnitatud, müüakse. Enne kruntide müügipakkumist nende inimeste poolt saime uued kirjad, milles nad tegid siis ettepaneku, et lähtudes praegusest situatsioonist ja arvestades seda, milliste hindadega siis need kruntide maksumused enampakkumisele läksid, et müüa neile see maa 100 krooni ruutmeeter. Linnavalitsus arutas seda, oli mitmesuguseid arvamusi ja lõpuks me arvasime või jäime selle juurde,
et nõustuda või teha siis volikogule ettepanek otsustuskorras müüa 100 krooni ruutmeeter need detailplaneeringuga erandatud maad neile. Ja selle ettepanekuga me siis ka teie ees oleme. Ja ootaks siis arvamusi. Ma ütleks veel nii palju, et see ei ole nüüd selline protsess, mis järsku päevakorrale tuli, sest detailplaneeringu algatamise juures põhimõtteliselt linn aktsepteeris nende inimeste ettepanekut või taotlust nende 600 ruudulisele krundile siis see väike lisa juurde anda, sest need krundid anti välja ajal, kus üle 600 ei tohtinud olla. Mingil määral on nad seda kasutanud, kui see otsus jõustub, siis peavad nad sellega piirama aiaga ja jäi vist nii, et 40 päeva jooksul vähemalt peavad siis meiega lepingut tegema. Aitäh! Eelarve arengukomisjon, palun. Ja komisjon tõesti arutas ka ja igati õigustused ja toetas seda eelnõu. Ja see parandus on tõesti, et leping on 40 kalendripäeva jooksul otsuse jõustumist ja kulud tasub siis vastu. Linnamajanduskomisjon, palun teie seisukoht. Linnamajanduskomisjon toetas eelnõu. Aitäh. Küsimused ettekandjatele. Küsimusi soovi ma ei näe. Kas on lõppsõna soov? Ei tea. Aitäh. Kas keegi soovib eelnõu hääletamist? Nii, panen eelnõu 398 hääletamisele. Kes on selle vastuvõtmise poolt, palun käega märku anda. 22 vastu, erapooletuid ei näe. 22 poolt häälega eelnõu 398 vastu võetud. Aitäh. Järgmine eelnõu, kohanime määramine, number 393, ettekandja Rein Triisa, palun. Lugupeetud volinikud, ega ei ole rohkem lisada sellele seletuskirjale, et rahvaaed Arkaadia nimetus siis ümber nimetada Arkaadia aiaks ja et siis võib-olla selle uue nimega saaks muuta ka seal juba valmivad, õieti valminud ja kasutusloa saanud ja nüüd realiseeritavad hooned siis selle aadressi järgi. Aitäh! Arutas linnamajanduskomisjon, Loit Kivistik, palun. Aitäh. Küsimused ettekandjatele. Küsimusi ei ole. Siis avan sõnavõtuvooru. Kes soovib sõna? Palun. Nüüd on see võimalus. Palun, Mart Salumäe. Ütleks, et see nimetus Arkaadia aed ja igasugused Arkaadia teed ja muud niisugused asjad, et see kõlab umbes minu jaoks isiklikult täpselt sama tühjalt nagu mingisugune Pärni pidu. Et ühesõnaga... Jah, palun, väike raud. Tegelikult on see lihtsalt väikene nostalgia, miks see nii pandud on tõenäoliselt, sest 30 aastatel oli seal puitpõrandaga tantsuplats, kus siis oli aed ümber ja rahvas käis tantsimas suvel ja seda kutsuti Arkaadia aiaks. Võib-olla selles pärast, mina ei tea. Aga kui ta nii on, siis on ta niisugune väike ilus sensuaalne sümbol. Aitäh. Kas eelnõu ja see nimi tekitas veel mõtteid, ettepanekuid? Sest ma sain aru niimoodi, et ettepanekuid praegu avalikustamisest ei laekunud teisi. Lõpetame siis sõnavõtud ja lõppsõna, palun. Ma ütlen nii palju, et ega see on nüüd avalikustamine
et ta ametlik nimi on Rahvaaed Arkaadia, aga kõnepruugis me kogu aeg kasutame igal pool Arkaadia aed, et viia see omavahel sõltuvus korrelatsioon. Ei, tal ei otsitud uut nime mitte. Ei, selge. Nii, selline üksmeel lubab mul jällegi küsida, et kas keegi soovib selle eelnõu hääletamist? Ei soovi. Eelnõu number 393 määrusena vastu võetud. Maa munitsipaalomandisse taotlemine, eelnõu number 394, ettekandeks sõna Rein Triisale. Seletuskirjas ja pildis on ka Looga tänav, mis koosneb 2 osast. Taotleme seda linnale. Võib-olla väike põhjus on selles, et selles piirkonnas toimuvad kiired arengud ja seal on trasside ehituse ja kogu selle liikluskorraldusega ilmselt võib-olla veel lihtsam toimetada, kui see maa on meie oma. Aitäh. Kaasettekandeks on sõna linnamajanduse keskkonnakomisjoni esimehel. Aitäh. Eelarve arengukomisjon Jaak Pihlak. Jaa, me toetasime samuti seda eelnõu. Kas on ettekandjatele küsimusi? Ei ole. Kas soovib keegi sõna? Ka mitte. Lõppsõna? Aitäh. Aga kas keegi soovib hääletamist? Ei soovi. Aitäh. Eelnõu number 394 võetud vastu linnavolikogu otsusena. Viljandi linnavolikogu määruse number 68 Viljandi linna koolieelsete lasteasutuste vanemate poolt kaetava õppekulu suuruse kehtestamine, muutmine, ettekanne proua Helle Onapil. Ole hea. Volikogu liikmed, teie ees oleva dokumendi vajadus tekkis käesoleva aasta septembris, kui me asusime rakendama eelmise aasta detsembris volikogu poolt kinnitatud määrust, mis kehtestas Viljandi linna koolieelsete lasteasutuste vanemate poolt kaetava õppekulu suuruse ja ka soodustused. Nimelt tekkis selline olukord, et soodustuse saajad mõistsid erinevalt paragrahv 2 punkt 1, kus on öeldud Viljandi linnas alaliselt elavale lapsele. Meil tekkis olukord, et 3-lapselised pered, kes olid siis lasteasutuse õppekulust vabastatud, nad mõistsid seda, et siin võib olla sisse kirjutatud ka teise omavalitsusse ja saada siis soodustust Viljandi linnast. Meie nägime selle alalise elamise all ikkagi seda, et meil on tegemist inimestega, kes on ka rahvastikuregistris Viljandi linna sisse kirjutatud. Ja sellepärast me soovime muuta eelmise aasta detsembris vastu võetud määrust ainult ühe lausega, kui tahame lisada siia lause, kus on öeldud, et vanema või eestkostja või hooldaja ning kõigi laste elukoht Eesti rahvastikuregistris peab olema Viljandi linn, täiendada siis seda alaliselt elamist. Ja kuna komisjonides tekkis siin küsimus, et miks on üks vanem on kirjas, siis ilmselt oleks vist hea, ma teeksin sellise ettepaneku, et siin võiks olla täpsustatud, et siis vähemalt üks vanem või ühe vanema eestkosta või hooldaja kõigi laste elukoht peab olema Viljandi linn. Sest muidu võib siin kaksipidi mõista seda vanemat, ma tean, hariduskomisjonis ka arutati seda. Või on hariduskomisjonil veel mingi täiendav ettepanek? Nii et muutus siin praegu jah ei ole plaanis, ainult see ühe lause lisamine. Aitäh ettekandjale. Hariduskomisjoni seisukoht Reiki Raudla. Hariduskomisjon arutas ja toetas. Ja eelarvekomisjon. No, eks meiega arutasime, et lõpetada see pendeldamine erinevate omavalitsuste vahel ära, et siis oleks ta nagu igati õigustatud. Toetasime. Aitäh. Kas on küsimusi ettekandjatele? Ei ole sõnavõtusoove. Jah, palun, härra Martson. Küsimus ettekandjale ja täpselt samamoodi siis ka sellele haridus- ja kultuuri spordikomisjoni et kas saaks natuke selgitust selle kohta, siin viimases tabelis alt teine rida ja viimane tabel on siis toiduraha soodustus 0,25 senti päevas kinnista poole puhul. Et kas siin on trükiviga või ongi kohe niimoodi, et neljandik senti?
see 25 siin. See jah. Nii. Kas ettekandjad on valmis vastama? Siin peab ikka jah kroon olema kirjas, nii väga vabandan. Jah, et see on selline väike lapsus. See sai korda, nii et hariduskomisjon ei pea praegu enam vastama. Okei. Nii, veel küsimusi? Ja palun. Kui peres on 4 last, isa elab 1 lapsega teises omavalitsuses ja ema 3 lapsega on siia sisse kirjutatud. Siis jah saab sellele 3 lapse puhul soodustused. Mis ta 3 lapse puhul saab? Me oleme jätsnud 3 lapse puhul soodustused. See tõlgendus, eks ole, et kõik lapsed on siia sisse kirjutatud või 4 või 9. See ei luba sellist. See on selline kõrgele küsimus. Jah, tõlgendus on see, et ikka 3 last kui soodustus. Jah, et kõigi soodustust vajavate laste elukoht siis sel juhul või. Äkki oleks vaja siis veel niimoodi. Et nüüd üks täpsustus oli vähemalt 1 vanema ning kõigi soodustust vajavate laste elukoht. Või soodustust saavate laste. Kas nüüd saavate või taotlevad? Ei küsimus sellest osa võivad koolis käia, aga need 3 last, mina saan aru haridusametist, et oleme Viljandis, nad ei pruugi üle 200 soodustust, nad käivad koolis, nad ei veel lasteaias. Soodustust saavate, jah. Ja paneme sinna ikka vähemalt 1 vanema ka. Äkki paneks siis Viljandi linna soodustust saavate. Ning kõigi Viljandi linnas soodustust saavate laste, jah. Siis on tõesti nii, et ei ole paksipidi mõtlemist õige. Nii, no, aga see truugutab just nimelt... Kas siia panime vähemalt 1 vanema? Koolist. Ma mõelnud seda. Tähti kadus ära. Kui me nii paneme, siis tähendab see endiselt seda, et kes soodustus, ütleme, 1 laps on lasteaias, tema peab olema Viljandi registris ja 2 last, näiteks koolialised võib-olla üks on Viimsis, teine on... Kui me tegelikult 3... No jah, soodustus on praegu 3 lapselistele, jah. See on muidugi nüüd Eerol hea küsimus, seda me tehtud. Ei, tähtis on see. Loogiliselt on õige registreeritud vähemalt 3 lapse. Siis tegelikult on see 3 ja enama lapselist. Jah. Ei, nad ei ole vaja. Siis nad võivad käia koolis ja üldse kodused olla, nad ei pea ju üldse olema nendest taotlema. Piisab selline vähemalt 3 ja vähemalt 3 lapse elukoht Eesti rahvastikuregistris peab olema Viljandi linna. Seda ei teeks mõelda. Jah, eesmärk on see. Vähemalt 3, mõtled, praegu muidu muutub jälle samas olukorda tagasi. Vähemalt 3. Nii, vähemalt 3 soodustust lapse. saavad. Ei, mitte soodustust saavad. Vähemalt 3 lapse elukoht. See pere elab siin. Nii, kas on veel küsimusi? Me oleme küsimuste voorus. Linnas igas peres vähemalt 3 last. Aga aitäh nende täienduste paranduste eest, nii et tõepoolest selle ühe väikese lause pärast on... Päeva ilma elektrit ja siis on vastu välja. Kas võime küsimused lõpetada ja on ka sõnavõtusoove? Jaa, nad on fikseeritud, ma ei hakanud praegu siia käigu pealt kirjutama. Kas on sõnavõtusoove või saime kõik küsimuste voorus ära lahendatud? Ei näe. Lõppsõna. Aitäh. Kas keegi soovib hääletamist? Ei soovi. Eelnõu 395 määrusena vastu võetud. Aitäh. Nii, järgmine päevakorrapunkt on detsembrikuu volikogu istungi aeg. Teadupärast meie praeguse reglemendi järgi jääks detsembrikuu korraline volikogu või istung toimuks 31. detsembri õhtul kell 17.00.
ja ma arvan, et ükski meist vist ei oleks, üks hetk, kohe tuleb sõnavõtuvoor, ei oleks vist sellega päris nõus ja ettepanek on, et detsembrikuu volikogu istung tuua 30. detsembri ajale kell 17. Meie põhimäärus näeb ette, et volikogu võib vajaduse korral istungi aega muuta. Ja ma sain aru, et linnavalitsusel on ka selline ettepanek, et ta korraldaks võib-olla meie volikogu istungi kuskil mujal, siis kuna kord ei näe ka ette, siis kui te selle vastu midagi ei ole, võtaks siit asukoha maha, et üks võimalik asukoht võiks olla, kus kohas, võiks olla Aidas ja samas ütleb ka meie põhimäärus, et volikogu toimumise koht fikseeritakse istungi kutses, kus näidatakse toimumise aeg, koht ja arutusel esitatud küsimused. Nii et toimuks siis meie istung 30. detsembril algusega kell 17:00. Siin eelnevate arutelude käigus tekkis ka selline, ma ütleks isegi ettepanek, revisjonikomisjonis ettepanek või sõnastus, aga sellest räägib revisjonikomisjon, vabandust. Nii, aitäh. Kas on seoses selle eelnõuga küsimusi? Jah, Priit, palun. Kas me ei võiks teha juba enne jõuda ära selle istungi? See on rahumajad. Teoreetiliselt me võiks, aga ma arvan, et mõistlik oleks aega linnavalitsusele eelnõude menetlemiseks, sest ega terve see aeg enne jõule on, või tähendab jõuluaeg on ka küllalt pikk ja siis ei jääks tegelikult ju menetlemisaega. Kas saan ma õieti aru volikogu või tähendab linnavalitsuse soovidest ja mõtetest? Need ei olegi jah, võib-olla linnavalitsuse soovid, siin ka volikogu esimehega arutasime, aga tõepoolest ka volikogule endale ei jää aega menetleda. Ja kui me novembris kavatseme eelarve novembri volikogus üle anda, siis ilmselt volikogu tahe on püha, aga... Aga läheme siis sõnavõttude ja ettepanekute vooru juurde. Kas on sõnavõtusoove või milliseid ettepanekuid? Palun, Mart Salumäe. Revisjonikomisjoni protokollis on protokollitud seesugune otsus, et revisjonikomisjonil ei oleks selle vastu midagi, kui detsembrikuu volikogu istung toimuks 31. detsembril algusega kell 12. Aitäh. Kas on veel ettepanekuid sõnavõtusoove? Nii. Aleksander Müür, palun. Ma ei näe kirjalikke ettepanekuid. Nii, linnapea soovib sõna, palun. Et ma lihtsalt võib-olla täiendav informatsioonina põhimõtteliselt Aidal on ja Pärimas muusikakeskuses on see nagu aeg vaba ja võimalik, oli ka nende ettepanek, et mis seal siis nii väga saladust teha, et on. Aga loomulikult see ei kohusta, kedagi saab selle ära öelda, kuna see on vastavalt meie kokkuleppele, mis linnale viimane nii-öelda tasuta aeg väikses saalis, nagu meie kokkuleppe on, et 4 korda väikest saali, 4 korda suurt saali, et ühtepidi see ära kasutada, teiseks mõtlesime, et aastalõpu meeleolu, et niimoodi 30. et siis pärast võib-olla natukene see kogu kenas interiööris volikogu liikmed, linnavalitsuse liikmed saavad natukene juttu puhuda, pärast seal samas on seal väga toredaid võimalusi, et lihtsalt see mõte ja järgmine siis päev juba oma peredega, nii kui ütlekse vana aastat ära saata, et mõte on nii. Aitäh. Ühtegi ettepanekut praegu selle otsuse eelnõu parandamiseks, täiendamiseks laekunud ei ole, saan ma õieti aru. Siis kas keegi soovib selle eelnõu hääletamist? Ei soovi, otsus vastu võetud. Järgmine volikogu toimub 30.12.2008. Vabandust, detsembrikuu volikogu istung toimub 30. detsembri algusega 17:00.
0. Aitäh! Kinnistu võõrandamine Tartu tänav 4B, eelnõu number 401, härra Rein Triisa, palun. Lugupeetud volinikud, ma räägiks võib-olla kahest siis eelnõust korraga peaaegu, see 401 ja 402. See on siis Tallinna tänav 6B ja Tartu tänav 4B. Tulevikus ehk siis on nad Arkaadia aed ja mingisugused numbrid on lihtsamalt arusaadavad. Aga Tallinna tänav 6B on nüüd siis üks valminud maja seal Arkaadia aias pindalaga 188 ruutu ja teine siis Tartu tänav 6B on või krundipindalaga ja on 695. Need olid siis sihitusega äri- ja elamu funktsiooniga. Need krundid anti välja hoonestusõiguse enampakkumisega ja nüüd tänaseks päevaks siis on omanikud saanud ka kasutusloa. Kasutusluba saadi eile, kui siis viimased komisjonid käisid seal peal ja linnavalitsus siis ka erandkorras tegi istungi ja selle kasutusloa andis, tulles vastu ettevõtjatele, et nad saaks oma asju ja laene ja rahalisi situatsioone paremini lahendada. Ja siis peale kasutusloa saamist nad tegid ka taotluse kinnistute ostmiseks, mis on siis vastavuses hoonestusõiguse lepingutega. Nüüd need eelnõud 401, 402 on teie ees, tavaliselt on võõrandamise eelnõud lühemad, aga siin on nüüd kaks momenti. Kui pikendati kasutusloa saamise tähtaega, siis täiendavalt fikseeriti notariaalsetes lepingutes, et ühes majas peaks siis kindlasti olema tagatud äripind, selle all mõeldi siis vähemalt sel ajal, et ta võiks olla kunstikauplus. Täna me ei ütlenud enam seda nii täpselt, aga et seal äripind peaks olema. Ja teises majas siis oli linnavalitsuse seisukoht, et peaks olema kohvik. Nüüd mõlemad need tingimused on ehituslikult täidetud. Ühe maja all on siis kaupluse ruumid, mis on siis selliste funktsioonide ehitamise või täitmiseks ka valmis ehitatud, teise all kohvikuruumid 128 ruutmeetriga, kus on siis peaks tulema 40 kohta, on köögid, on tualetid vastavalt kõigile nõudmistele. Kogu selle asja juures on ainult üks väike moment, mis siis veel kasutusloa juures jäi üles väikse vaegtööga, uksepakud tuleb meil natukene madalamaks teha, et oleks tagatud ka puuetega inimestele normaalne sissepääs. Linnavalitsus andes kasutusloa ja võttes vastu siis selle eelnõu teile lähtus seisukohast, et nii nagu ma ütlesin, võimaldada neil ettevõtjatel oma asju kiiremini ajada, et mitte oodata kuud aega ja et need äripind ja kohvik oleks tagatud, on siis siia saab sellised tingimused veel sisse kirjutatud. Linnavalitsuse ettepanek on toetada seda eelnõud ja minna selle maade võõrandamisprotsessi juurde. Aitäh! Aitäh! Kaasettekanne on õiguskomisjonilt, härra Mart Sikkut. Õiguskomisjon toetas ettepanekut. Kas on küsimusi ettekandjatele? Ei ole, aitäh. Sõnavõtusoove ka ei näe. Lõppsõna. Ma tänan, nii palju informatsiooniks, et nüüd novembris on siis kauba 8A, mis on veel selle Kaubatänava aadressi järgi, võib-olla ta jääbki 8-ks enampakkumine
uuesti, see on Väiketuru. või Väiketuru, vabandust, jah, andke andeks. Mis on 2 korda ebaõnnestunud, miks me nüüd kohe uuesti tegime kiirelt järgi, oli meie poole pöörduti ja avaldati kindlat soovi. Loodame, et ta läheb niiviisi korda, sellega saaks siis seal selle suuna, mis tuleb Arkaadiast Väiketuru poole ka korda ja nende omanikega, kelle majad siis jäävad sinna paremale pool kätt, nendega on ka räägitud ja loodame, et seal ka hakkab pilt paranema. Ja siis veel nii palju, et nüüd nende sama kahe hoone, mis valmis said, siis seal edasi on üks auk on tarbijate ühistu oma ja teine on Raivo Riisa oma. Mõlemaga oleme ka rääkinud ja Riisa praegu korrastab oma seda Tartu tänaväärset maja hoovipidi korda tegema. Tema võttis müüri maha, puhastas kivid ära ja eskiisprojektiga ta on arhitektuuris käinud, nii et arvamus või lubadus oli, et ta järgmine kevadel hakkab toimetama. Tarbijaühistuga ka rääkisime, nad vähemalt koristavad need kuulid ära. Miks see müür maha võeti, öeldi see, et sinna tulid kodutud juba elama ja hakkasid tuld tegema ja põhimõtteliselt muutus ta natukene ohtlikuks ka. Aga kui hoovid korda tehakse, siis ma arvan, et esialgu ei ole see häirivaks pildiks vähemalt. Aitäh! Aitäh! Nii et eelnõu number 401 Tartu 4B, kas keegi soovib eelnõu hääletamist? Ei soovi, eelnõu 401 otsusena vastu võetud. Eelnõu number 402 Tartu tänav 6B, kas Tallinna tänav 6B, vabandust, kas keegi soovib eelnõu hääletamist? Ei soovi, eelnõu number 402 otsusena vastu võetud. 10. päevakorrapunkt Viljandi linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi noortevolikogu koosseisu kinnitamine, eelnõu number 400. Ettekandeks saab sõna noortevolikogu spiiker Andra Kütt. Palun. Esitan teile siis eelnõu Viljandi linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi noortevolikogu uue koosseisu kinnitamiseks. Kaasas on siis seletuskirja. Kas on ettekandjale küsimusi, palun? Ja palun, härra Müür. Kuidas Keskerakond noored välja jäid? Kui teile küsisid nende käest ka, et esitaks teile oma kandidaadid või magati maha? Kõigepealt sai pöördutud härra Priit Toomali poole, sest Keskerakonna noorte tegevuse kohta pole nagu mingisuguseid näituja jälge, sest meie eelmise aasta liiga Annika Parm tegevuse poole aasta poolt. Ja kahjuks aga kontakti lihtsalt ei saanud ja igasugune informatsioon selle tegevuse kohta puudub. Ja ise esitasid oma avalduse näiteks Reformierakond ja IRL, nii et Keskerakond soov ei avaldanud minu rõõmu. Kas on veel küsimusi ettekandjale? Küsimusi ei näe. Kes soovib sõna? Sõnavõttu soovi ka ei ole. Aitäh. Härra linnavalitsuse liige Helmut Hallemaa soovib sõna. Palun. Aitäh Andrale selle eelnõu esitamise eest, aga mul on selline ettepanek, et praegu kinnitada muidugi koosseis, aga Keskerakond esitab töö käigus selle oma kandidaadi kõige lähem praegu. Aitäh. Kas keegi soovib veel sõna? Sõnavõttu soovi ei ole. Kas ettekandja soovib lõppsõna? Lõppsõna soovi on ettekandjal. Aitäh. Siis paneme eelnõu hääletusele, kui seda keegi soovib. Kas keegi soovib eelnõu hääletamist? Hääletame, kes on eelnõu number 400 Viljandi linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi noortevolikogu koosseisu kinnitamine vastuvõtmise poolt. Palun käega märku anda.
21 poolt, vastu, erapooletuid ei näe, 21 poolt häälega, otsus vastu võetud. Härra Männigo, kas aritmeetika klapib? Aitäh. Nii, volikogu kirjavahetus on meil järgmine päevakorrapunkt. Võtame siit. Sellega läheb, siin on nii paks pakk, et sellega läheb vähemalt pool tundi. Nii. Pool volikogu kirjavahetusest on seotud volikogu ettevalmistamise täiendus, parandus ettepanekutega. Aga siit nopiks välja kuu algusest kiri Viljandi maavalitsuselt, Viljandimaa ühisleppe teostamine omavalitsustes, kus maavanem Kalle Küttis edastab ühisleppe teostamise kirja vigastuste ennetamiseks. Siis on laekunud 10. oktoobril selline suhteliselt omapärane kiri, kus üks kodanik avaldab arvamust linnavolikogu liikme usaldusväärsuse kohta. Fakte siin toodud ei ole. Paraku tuleks tal vist ära oodata valimisteni. See kiri fraktsioonidel oli, siin nagu sellist fakti või sisu ei ole. Siis on ettepanekud erinevad volikogule, puudutavad siin järgmine kiri, proua Viive Kivi küsimus hoonestusõiguse enampakkumise kohta Ristiku tänava kruntidel, volikogu avaldused, noortevolikogu avaldused, siis registreeritud on ka Viljandi maakonna pensionäride ühenduse ja pensionäriliitu juhatuse liikmete pöördumine või ettepanek, millest täna oli ka juttu, ettepanekud turuplatsi osas, kasutusloa vormistamise tähtaja osas, siis kirjavahetus ka meie volikogu istungi ülesfilmimise ja jäädvustamise lepingu täiendamiseks, siis nõusoleku saamiseks hoonestusõiguse koormamiseks asjaõigusega, see on laekunud 27. oktoobril, see on menetluses ja terve mitu lehekülge ettepanekuid Viljandi linna üldplaneeringule. Nii et see on põhimõtteliselt nagu ülevaade, sellega on võimalik siis detailsemalt tutvuda volikogu kantseleis. Sõnavõtte registreeritud ei ole praeguse seisuga, seega kirjalikke sõnavõtte registreeritud ei ole, aga palun. Küsimus kirjavahetusest toimus. Jah. Kas sellele Saaremaa valla proovale sai vastatud ka, et Viljandi linna volikogu liikmed on nagu rahva poolt valitud? Sai ta mingi vastust selle kirjale, mis ta... Tähendab, ilmselt praegu ei ole saanud vastust. Ei ole saanud vastust. Et nüüd me saadame, volikogu on ära, fraktsioonid oma seisukohta kas avaldasid või avaldanud ja nii me vastamegi. Aitäh. Ma arvan, et see vist on linnavalitsuse informatsiooni küsimus, kui nii sobib. Nii et seega volikogu lõppenud linnavalitsuse informatsioon. Palun, härra linnapea. Lugupeetud volikogu, püüan siis teha, nagu viimastel kordadel olen püüdnud, kas välja tuleb mitte pikalt rääkida, et kui teil on mingi teema pakub huvi, siis tõesti osa informeeritud ühest osa teisest, et mitte rääkida tühja, mida te nagu nüüd teate.
aga et kindlasti et kõige värskemad uudised, mida enamus ei tea, täna oli siis meeldiv võimalus selle kesklinna arhitektuurikonkursi tulemuste välja kuulutamise juures viibida, kus siis mina ka selles komisjonis osalesin koos siis mitmete arhitektidega. Ja ka meie peaarhitektuurisel komisjonis ja tõesti 25 tööd oli ja väga loodan ja arvan, et küllalt üksmeelselt nii siis ütleme erialaspetsialistid, arhitektid kui ka võib-olla siis mittearhitektide arvamus langes kokku, oli väga arvestatud ka akadeemia enda ruumiprogrammi ja nüüd need tööd tulevad praeguste akadeemia plaanide kohaselt Viljandi linna raamatukokku, et kõik need tööd pannakse välja, et see on üpris huvitav ja väga siis loodaks, et see saab ka ellu viidud, sest praeguse informatsiooni kohaselt ega seal rahastamisega on nii, nagu ta on praegu, tõepoolest on nagu olemas üks meede, kus siis kolledžid, mitte ainult siis Viljandi Kultuuriakadeemia, Pärnu ja teised siin koostöös taotlevad vahendeid, et praegu on veel väga raske öelda, aga igal juhul sama tublilt ja edukalt siis akadeemia juhid, nagu nad siiani on tegutsevad ja loodame väga, et see saab ellu viidud. Ma ei oska öelda, võitja töö küll veidi tähendab, sest seal oli väga selline üks põhimõtteline reegel, et tuleb lähtuda kehtivast detailplaneeringust. Ja tõesti, mõned tööd olid seal olulised, näiteks üks kes sai väga niimoodi arhitektide poolehoiu ja oli kindlasti võib-olla üks kõige huvitavamaid, ta saigi seal kas teise või kolmanda, teise preemia. Ja ta nüüd oluliselt oma kõrgustest läks välja, oli ka komisjoni arvamus, et reeglid on sellised, et ei tohi sellest eksida. Et ma julgesin avaldada arvamust ja ka Marko Määniko oli seal, et kui need tõesti on väikesed, et võib-olla siis tuleb mingil hetkel see detailplaneeringu muutmine. Ma ei oskagi öelda, kas seal väiksed mahumuutused või kõrguste, see võitjatöös ka. Et ma loodan, et kui selline soliidne arhitektide kvoorum leidis, et ta siia Viljandi kesklinna sobib, et siis ei teki sellega probleeme. Et need tööd, mis olulised, kohe seda ehitusala kohta ja oli igasuguseid töid, et neid nagu ei arvestatud. Nii, mis siis veel? Et tegelikult osa sellest jutust, mida ma olekski tahtnud rääkida, juba sai ära tänu siis infotunnile, mis oli küll volikogu infotund. Et tõesti väga intensiivselt tegeleme praegu siis kogu selle sotsiaaliteemaga ja ma väga tahaks, et kindlasti kas siis novembri või hiljemalt detsembri volikogusse kindlasti siis tulla juba konkreetse informatsiooniga. Järgmisel teisipäeval kohtub uuesti, nagu ma siin ütlesin, nende potentsiaalsete investoritega ja eks me üldse oleme siin sisekontrolör viis läbi ja viimas ka erakorralist sellist auditit, ehkki võib-olla isegi meie Sotsiaalameti töötajad ja juhatajad võtsid seda justkui mingi umbusalduse avaldusena, aga lihtsalt tegelikult tõesti püüame koguda ka sellist informatsiooni, sest meie eelarves 24 miljonit meie väikese linnakese see hoolekande või see sotsiaali tähendab kogu see toetuste, kogu see kulutuste pool on. Et ma ei oska öelda, kas see on liiga suur või veel isegi väike, tundub see on, et kuidas seda siis väga ratsionaalselt ja hästi kulutada tulevikus ja tõesti, et need abivajajad saaksid abi, et me tõesti püüame laiemalt seda teemat, me oleme siin korduvalt koos arutanud ka Sotsiaalametiga ja see on üks oluline teema, et kui teha ikka suuri investeeringuid ja mitte ainult miljoneid, vaid 10 miljoneid linna poolt ja on ka muud alternatiivsed võimalused, siis kindlasti 7 korda mõõda ja praegu on see võimalus. Ja siis veel staadioni suhtes, see vist teinud vahepealsesse volikogu aega tribüünide hange toimus ja 2,6 miljonit oli parim pakkumine, mitmed olid siin ka üle 4 ja isegi sellised prognoosid oli niisugune üsna meeldiv üllatus ja tähtaeg on küll lepingus 1. juuni, aga siin ehitajate lubaduste kohaselt, et loodame seal ikkagi 1. maiks
valmis saada, et juba 80-ndat Ümberjärve jooksu siis võiks uutel tribüünidel. Ja eks me vaikselt seda olmehoonet ka seal staadionil projekteerime, aga tundub juba täna, et järgmisel aastal on üpris kaheldav selle hoone, et eks me praegu juba paneme järgmise aasta eelarvet kokku ja kaugeltki nii meeldiv see enam ei ole nagu see aasta. Seepärast, et oluliselt riigipoolsed eraldised meile vähenevad, kulutused tõusevad, nii et kahtlemata on juba täna näha, et meil on oluliselt keerulisem ja raskem, kindlasti ka meie tulubaas enam niimoodi ei kasva tulumaks. Aga ega me rohkem nagu targemad, eriti riigi poolelt ei ole, et see põgus informatsioon, et kõik investeeringud praktiliselt, et staadioni jaoks siiski eelarveprojektis 1 miljon on, kokkulepe on ju 15 miljonit, kui te mäletate, kui samas tempos läheb, eks me siis 15 aastat tuleb seda raha kokku oodata ja võtsime laenu, eriks on muidugi meil laen tasutud, meil on 5-aastane leping, muidu söövad intressid selle raha päriselt ära, aga midagi pole teha, kui ikka raha on vähe riigil, siis on ja muidugi ikkagi rohkem nördima paneb küll, et kui need ühekordsed investeeringud on kokkuleppelised, siis see investeeringukomponendi äravõtmine, mis on sisuliselt nagu pearaha koosseisus olnud ja millega tõesti, mis ei ole mingi ühekordne projektipõhine olnud, et võtta siis Viljandi linnalt orienteeruvalt 4 miljonit ära. Ma julgen seda küll siin välja öelda, et minu tõeline etteheide on küll haridusministrile ja võib-olla ka teatud määral siis kogu valitsusele, et hästi lihtne, et see ei paista kuskilt välja, võtta ära meil just ju, see on tegelikult see raha, millest ma ka Jakobsoni kooli remonti olen planeerinud tagasi maksta, millega oleme arvestanud, väga lihtne on see raha ära võtta ja siis tõsta 8% õpetajate palku, see on ju häälte suhtes muidugi olulisem. Et selles osas ma korduvalt olen oma nördimust väljendanud. Aga ega ma võib-olla rohkem esialgu ütleks, et paluks hea meelega vastaks kõigile küsimustele. Ma küsisin ajal, et see videovalve käivitud. Vein oskab ilmselt täpsemalt või tiid sellele. Monteerijad tehnilisi proovi teevad, meil ei ole veel näitanud, arvata on nüüd selle nädala lõpus. Aga nii nagu ma ka korrakaitsekomisjonis ja linnamajanduskomisjonis ütlesin, et järgmise komisjoni ajal lähme siis vaatame, selleks ajaks peaks olema kindlasti. Ja nii palju ka veel informatsiooniks, et praegu 4 kaamerat, nii nagu hankega oli, praegu on läbirääkimised, et nad mõtleks ja vaataks, kas meil õnnestub kuidagi 5, et panna rubiini seina külge ja võtta siis uus objekt Arkadia aed ka valve alla. Ma väga loodan, et me selle maale jõuame ka, nii et reaalne on. Aitäh. Seoses reservfondiga ka küsimus, et millised erisoodustused on linnavalitsuses, mille peab tulumaksu, sotsiaalmaksu maksma reservfondist? Mis need on? Mis on tavaliselt ära teha? See on see 3.1.03. Ma isegi ei mäleta praegu, mis need... Et kui sobib, et annaks selle informatsiooni, kas siis järgmisel istungil, muidugi me saame selle varem anda, aga praegu hetkel, mille erisoodustus see praegu huvitav, see vormistuslikult, kas see on siis õppekulude ja kellel õppekulud, üks me oleme andnud. Igaks juhuks selle, kui sobib, täpsustaks selle. Räägime selle ära. 28.04. Mis üritus see on? Suurjooks ümber Viljandi rekordifondi. Siis on mingi uus kätte, ma ei saa üldse aru, ma loen seda ette ja tahab. Suurjooks ümber Viljandi rekordifondi. Suurjooksu rekordifondi on aastal 10. Kus kohas see on, jah. Mis see järgmine rida siis on? Mis see korteriühistud võitsid?
see on nüüd 2 korteriühistut, kes sai see EEE märgi ja me arvasime, et premeerime mõlemad korteriühistud 5000-ga. Aga nii, et suurjooksu ümber rekordifondi... See on nüüd nii, et 5000 on igal aastal, et kui püstitatakse uus rekord, siis läheb see mängu, kui ei, siis kantakse tagasi linnale. Siin on tekstiline... Tähendab jah, rekordi fondi tähendab, Loskutov püstitas, järgmine meelde, Loskutov püstitas seekord rajarekordi ja ennem see on alati spordiliidu kokkuleppel, et me raha ei kanna, aga siis me kanname, kui rekord tuleb, sest mitmed aastad ei tule. Kui sõnad ringi pista, siis mõte tegelikult tuleb. Ja siis mul on viimane küsimus, mille ma eile juba esitasin. Minu poole on pöördunud vähemalt 2 Viljandi toitlustajat, kes väidavad, et neile ei antud võimalust sellel suurel esinduslikul banketil oma teenuseid pakkuda ja on tellitud Tallinnast ja just nimelt Tallinnast, mitte Viljandist, väga kallis firma. Mis põhjusel Viljandi toitlustajad välja jäetud? Sellele ma vastan väga suurima hea meelega, sest sellest oli eile juttu. Et alustuseks ma ütleks, ma oleks väga huvitatud, kui on tõesti veel mingid ettevõtjad, kes ka sellist teenustest, meil ikka on ju vastuvõtted, kui nad ei häbene sel teemal pöördumast, oleks hea ka otse linnapea poole, ma jooksin hea meelega nendega kohvi ja kuuleks, kes need on ja annaks selle info avalike suhete ametile edasi. Aga mis nüüd antud vastuvõttu puudutab, siis küsiti pakkumist 3 firmalt. Ja ma igaks juhuks, kuna ma ei tea, kas see küsija on üks nendest Viljandi firmadest, sest avaliku teabe seadust ma ei valda nii hästi, võib-olla ei ole firma, kes ei võitnud, ma nimetaks seda firmat ainult, kes nii-öelda võitis selle pakkumise või kes teenust osutas, kuna seda nagunii kõik nägid ja teadsid. Aga kõigepealt küsitigi ühe Viljandi firma hindasid, kes on ka tihedas koostöös Ugala teatriga. Need hinnad pakuti välja. Siis sellel firmaga pidas meie avalike suhete amet läbirääkimisi. Kõigepealt sai lihtsalt sellest pakkumisest, kuna nad algul pakkusid sooja toitu ja igaks juhuks täis sellise võimaluse, et pakkumisel tuleks võrreldavad, siis selle sooja toidu ja seal oli kooki ja torti. Ja siis sai need asjad maha võetud, ka uue pakkumise teha ja oli ka juttu, näiteks sellel Viljandi firmal lisaks sellele, et kõik need suupisted olid nagu ikka, küllalt kallid või et nad ongi restorani hinnaga, nad ongi kogu see teenindamine, ega see on kõigil niimoodi. Oli seal näiteks lihtsalt teenindusest inimese kohta 50 krooni. Mind näiteks täiesti ärritas ja kohvitass 10 krooni, teedas 10 krooni. Ja teades ise olles ka palju ettevõtluses on ikka mingit hindlust, me ikka väga tahtsime seda saada võimalikult odavalt, võimalikult head teenust, räägiti nendega läbi, aga nad ei olnud nõus hinda muutma. Ja põhjendati seda ka sellega, et kellelgi Viljandi linnas ei ole nii palju nõusid. Et kusagil vist 200 komplekti saadakse kokku, et tuleb Tallinnast rentida, mis maksab palju raha ja ei ole võimalik hinda muuta. Ja siis hakkasid avalikud suhted pidama läbirääkimisi Frenzi firmaga, kes lihtsalt on teada, et on kindlasti, ma ei julge öelda, kas Eesti parim, aga aastaid tunnustatud kui tipptegija sellel alal, kellel on väga palju kogemusi ja kus ka mina olen lihtsalt, mitte meie linnaüritustel on olnud võimalust viibida ja kuulnud teiste käest, et nad on alati väga hea kvaliteediga. Ja siis peale pakkumiste saamist ja läbirääkimisi, siis tegelikult Frenzi hind oli 2000 krooni odavamad, kui pakkumised on võrreldavad, see nüüd ilma alkoholita, samas et suupisted, karastusjoogid, kohv, tee. Nii et kui viia see inimese peale välja, siis teeb see kusagil küll paar krooni hinnavahet, nii et ühel puhul on ta 192, on siis kohalikul ettevõtjal, teisel puhul 188 krooni. Aga tegelikult on Frenzi pakkumine, ma julgen väita, orienteeruvalt 10 000 – 15 000 odavam.
sest et Viljandi ettevõtja pakkus seda koos veiniga. Seda veinimarki ma tean, olen ka päris niisugune veinisõber, olen ka poes vaadanud, see on ütleme jaekaubanduses umbes 60-kroonine vein, selle veini hinnaks tuli pudeli hinnaks 156 krooni ja 24 senti. Ja koostöös siis Frenchiga ja tõesti, et tahtes saada siiski väiksema raha eest paremat teenust, siis aktsiaselts Pike, kes on maaletooja ja koostöös Frenchiga, kes nüüd ütleme, mis oleks läinud, kui oleks kohaliku ettevõtja põhjal me loobunud, et me sealt veini, ehkki ma ei tea, võib-olla nad oleksid nõus olnud, et ma ei oska seda öelda, aga kindlasti oleks see nõuderent läinud juurde, siis me saime valge veini pudeli hinnaks tuli 60 krooni ja 40 senti, punasel veinil 61 ja 80 krooni. Julgen väita, et see vein jaekaubanduses maksab umbes 100-120 krooni kindlasti, mis oli väga kvaliteetne vein. Nii et tegelikult nüüd selle variandi suhtes juba selle veini vahe oli meil kusagil 10 000 krooni, pluss nüüd otse need võrreldavad selle toidu karastusjookide peale. Lisaks sellele, et Frenchi, ütleme, nende stiil on see, et kui on palju rahvast, nad pakuvad, liiguvad kiiresti ringi ja liiguvad rahva seas ja pakuvad kõik kätest ja sama, käelt või kuidas seda nüüd öelda, pandikutelt. Ja oli ka seal see probleem, et on hästi palju rahvast, et kui need lauad on juba ennem kaetud, et väga kena oleks see, et ennem midagi ei oleks ja siis ainult viimase vaatusel lüüakse need uksed lahti, siis on äkitselt kõik on nagu olemas. Et nii nagu meile lühidalt vastasin lugupeetud volikogu liikme küsimusele eelarvekomisjonis, et mis oli põhjus, ja ma ka tagantjärgi julgen nii väita, parim teeninduse kvaliteet, odavam hind. Ma küsiksin siis veel täpsustavamalt, kas Viljandi linna kõik potentsiaalsed toitlustajad said konkreetselt kirjaliku pakkumise, niimoodi nagu tehakse alati? Kindlasti kõik potentsiaalsed mitte, sest lihtsalt infona, ma ei tea, kellega täpselt räägiti, oli teada, et seda praktiliselt 450 inimest nagu plaan ei ole suuteline, polegi praktiliselt Viljandis tegelikult, ma ütlen seda ka täna, sellist firmat, kes oleks suuteline tegelikult korralikult teenindama, nagu jutt oli, et Viljandis isegi kamba peale ei pidavat saama sellised nõusid kokku, nii et kindlasti kõigile toitlustajatele kõigi toitlustajate käest ei võetud neid pakkumisi. Kõigi käest kindlasti mitte. Nagu ma ütlesin, et kokku oli 3, kellest ka üks, kes on ennast reklaaminud, et ta tegeleb cateringiga ja on huvitatud ja ka suuri selliseid rahva hulki on võimeline teenindama, aga pärast paari päevast mõtlemist loobus. Küsiks ühe linnavalitsuse küsimusega volinike käest. Avalike suhete amet palus küsida, et sellise informatsiooni, et 20. novembril on Viljandimaa turismivooru konverents ja korraldajad on näinud, et meie volikogust võiks seal olla suurusjärk 6 inimest, et selleks, et saata kutseid ja need ei läheks tühja, sest üritus iseenesest on väga huvitav, siis küsimus oli, et kes sooviks sellel turismikonverentsil osaleda 20. novembril. Mina panin ennast sinna juba kirja, sest ma juba varem mõtlesin, et huvitav, kuidas sinna pääseda. Seal on väga huvitavad ettekanded, terve päev Viljandimaad ja Viljandi osa seal hulgas. Et see ei pea kohe tekkima, et oleks siis palve suhteliselt lähiajal anda siis avalike suhete ametisse, kellel see soov, aeg ja tahtmine on, et aitäh. Et kas on veel linna peale küsimusi, sest me oleme nüüd praegu... Kui tohib selle teema lõpuks, ma ütleks siiski nii palju, et mina linnapeana leian ja olen seda meelt, et kui vähegi võimalik ja me rikku sellega seadust, et mingeid eeliseid ja see ei ole korruptiivne, et eelistab igal juhul oma linna ettevõtjaid ja meil on väga palju olnud neid väikesemaid üritusi ja kogu aeg need ettevõtjad loomulikult on Viljandist olnud ja kindlasti ka edaspidi, aga siiski tähendab, kui 2 põhikomponendis on võimalik saada paremat teenust ja teiseks, ikkagi tegemist oli Viljandi 725
sellise tippüritusega, mida isegi ka kahtlemata sellist ümmargust juubelit me igal aastal ei pühitse, siis kahtlemata tahtsime väga kindlad olla, et see üritus soliidselt ja korrektselt välja kukub. Nii et kui see isegi oleks veidi kallim olnud, siis ma leian, et see oleks olnud õigustatud. Aga paljud viibisid, eks ise veendusite, kas te olite rahul selle teenindusega või mitte? Me oleme ajast üle läinud 10 minutit, et kas me jätkame, olete nõus, nii kaua kui küsimusi jätkub? Kas on veel küsimusi linnavalitsusele? Palun. Selle cateringi küsimus linna aastapäeval, et ma ei mäleta küll, et näiteks küsisin veel kõigi oma kolleegide käest üle, et Grand Hotelli käest küsiti. Ma arvan, et mitte. Sest ühesõnaga, Grand Hotel küll ei ole pahane. Meie käest pole küsitud, me pole ka ühesõnaga midagi kaotanud, välja arvatud selle, et oleks olnud võimalus näiteks koopereeruda kõigi teiste Viljandi toitlustajatega ja teha seesugune catering, mis oleks linnale kindlasti olnud kasulikum, sest sellisel puhul oleks ka kindlasti Viljandi ettevõtte tahtnud ka ennast näidata ja midagi selle eest loovutada. Kas on küsimusi veel? Kui küsimusi ei ole, siis meil oli siin pikk diskussioon jooksis siin niimoodi veinist läbi, aga täna meil on siis ootamas, enne kui me läheme vihmasesse Viljandisse, all tassike teed või kohvi ja täname meeldiva koostööst, kohtumiseni järgmisel volikogu istungil.